Tervist, sõbrad! Ajakirjandus on üles võtnud ka küsimuse, et miks Tartu hoiu-laenuühistul on majandusaasta aruanne esitamata. Ja ma olen ka vastanud ja ERR-ile vastasin, aga ainult seda ei toodud sisse. Ma tegin ka üleskutse. Mõne aja pärast ütlen, mis see üleskutse oli. Esitamata on sellepärast, et meie vabariigis kehtivad reeglid, kus majandusaasta aruande saab esitada ainult siis, kui majandusaasta aruanne on auditeeritud. Aga majandusaasta aruannet on võimalik auditeerida siis, kui leidub audiitor, kes on valmis seda auditeerima. Meie oleme viimasel aastal saatnud 130 Eesti audiitorile audiitorite kogu nimekirjast järelpärimise, kas te olete valmis saama Tartu hoiu-laenuühistu audiitoriks ja auditeerima Tartu hoiu-laenuühistu majandusaasta aruande. Ühtegi vastust me saanud ei ole. Need audiitorid, kellega ma isiklikult olen suhelnud, need on ka eitavalt vastanud. Nemad ei taha võtta, tööd on palju, mis iganes jutt. Äripäevas ilmus ka ühe vandeadvokaadi artikkel, kus ta tegelikult kirjeldas, miks audiitorid ei võta osad ettevõtete, nagu Tartu hoiu-laenuühistu on kõige suurem hoiu-laenuühistu oma mitmekümne tütarettevõttega, eks ta on keeruline struktuur, organisatsioon, üksus ja audiitorid ei võta keerulisemaid töid ja ei võta ka sellepärast, et nende üle tehakse sellist järelevalvet, mis muudab ka selliste keerulisemate tööde võtmise võimatuks. Sest ega näited ei pea kaugelt otsima, eks meil Tartu hoiu-laenuühistu tütarettevõttel ühisarveldused aktsiaseltsil, mis muide on väga hästi auditeeritud mitme audiitori poolt ja mitme nurga alt. On ju vaidlus Finantsinspektsiooniga ja Finantsinspektsioon püüab lihtsalt tugevama õigust rakendades asja ära suruda. Täpselt samamoodi audiitorit järelevalve nõukogu tugevama õigust rakendades surub audiitorid ära. Sest vaata, meil räägitakse küll seda, et Eestis viimane võimuinstants on kohtuvõim, mis teeb lõplikud otsused, aga see ei kehti ainult audiitorit järelevalve nõukogu puhul, Finantsinspektsiooni puhul, teatud juhtudel ka Maksuameti puhul ja mõned riigiasutused on veel, kus nendel asutustel tegelikult on antud, kuigi nad on täitevvõimuorganid, kohtuvõimu staatus, et nemad teevad otsuse, see hakkab kohe kehtima ja vaat siis, kui sa sellega nõus ei ole, siis su enda asi on minna vaidlema, aga selle ajal, kui sa vaidled, otsus kehtib ja tegelikult sinu tegevus on ära hävitatud. Nii et väga lihtne vastus, audiitorit ei ole ja ma tegin Eesti Rahvusringhäälingu intervjuus üleskutse. Head audiitorid, kes tahab auditeerida Tartu hoiu-laenuühistut, palun andke ennast üle. Ja mis te arvate, kas ERR pani selle uudisele sisse? Ei pannud. Ta pani sisse, kuidas kõik on halvasti. Mingisugused valvekaebajad, nendel ei ole nende nõudmisi täidetud. Ja Finantsinspektsioonil oli ka mingisuguseid kaebusi, mida neil tegelikult aumeestena olla ei oleks tohtinud, sest asjad vaieldakse ära kohtus. Nii et Rahvusringhääling vaatab peeglisse ja lõpetab propaganda tegemine ja tegelikult on Martin Helmel päris õigus. Rahvusringhääling tulebki kinni panna.